Tere, head kuulajad ja vaatajad. Mina olen närviarst doktor Toomas Toomso ja minul paluti teile rääkida, kuidas liikumine võiks aju seisundit, aga ka aju tervist parandada. Üldiselt teatakse seda väga hästi, et regulaarne kehaline aktiivsus on kasulik südamele, lihastele, aga ka luudele. Ja aga kas ja kui hästi on teada, kuidas liikumine mõjub ajule, on võib-olla sagedasti küsimärgi all. Kuid tänaseks on leitud, et igasugune kehaline aktiivsus võib aidata paremini aju tervist hoida. Üldiselt on teada, et füüsiline aktiivsus võib aidata inimesel paremini mõelda, paremini probleeme lahendada, õppida, aga ka nautida niinimetatud emotsionaalset tasakaalu. On terve rida uuringuid, mis on näidanud, et füüsiline aktiivsus parandab mälu, vähendab ärevust, aga ka depressiooni. Ja mis on võib-olla uuematest asjadest huvitav, on see, et regulaarne kehaline aktiivsus võib vähendada niinimetatud kognitiivse languse kiirust, mis tahes või tahtmata tegelikult vanusega käib kaasas ja mõnedel inimestel, kellel see kognitiivne langus on väga märkimisväärne, võib areneda välja ka dementsus, aga regulaarne kehaline aktiivsus võib seda kõike vähendada. Näiteks ühes uuringus leiti, et kognitiivne langus on nendel inimestel peaaegu 2 korda sagedasem, kes võrreldes nende inimestega, kes siis on täiskasvanu eas kehaliselt aktiivsed. Nii et liikumine on igal juhul aju tervisele väga kasulik. Nüüd kõikidele on ka selge, et sa ei pea olema niinimetatud fitness-guru ehk siis käima iga päev spordiklubis, aga sõltumata inimese vanusest või füüsilise vormi tasemest võib igasugune kehaline aktiivsus inimest aidata. Ja on leitud, et niisugune mõõdukas või tugev kehaline koormus on kõige enam inimesi parema aju tervise osas aidanud. Milline see koormus siis peaks olema? Koormus peaks olema umbes 150 minutit mõõduka intensiivsusega kehalist tegevust nädalas või siis 75 minutit jõulisemat, intensiivsemat kehalist tegevust nädalas. Ja samuti on teada, et näiteks 65-aastased ja vanemad täiskasvanud peaksid kindlasti tegema ka tasakaalu parandavaid harjutusi. Kuidas seda koormust jagada? No kõige lihtsam on tavaliselt, et 30 minutit päevas ja 5 päeval nädalas. Kuid kas ja millist koormust endale anda? Kindlasti on igasugune liikumine, kõndimine, kiirkõnd vastavalt oma tempole igati okei. Öeldakse, et tuleb nagu oma igapäevasesse füüsilisse rutiini füüsilist aktiivsust lisada. Et näiteks, kui te lähete toidupoodi, siis pargige auto kõige parkla tagumisse otsa ja kõndige poodi või et poes tehke pikk ring, et tänased supermarketid on päris suured, nii et see annab ka päris korraliku füüsilise koormuse. Et lifti asemel kasutada treppi, et kui sõidate bussiga, siis sõitke oma peatusest mööda ja tulge jalgsi tagasi. Aga ka koertega jalutamine võib olla väga kasulik, et nimelt ühes uuringus on leitud, et koeraomanikud kõnnivad keskmiselt 20 minutit rohkem iga päev kui inimesed, kellel pole koera. Ja et kui sa juba koeraga jalutad, et siis proovi ka neid jalutuskäigud võtta ette pikemana, kui võib-olla esialgu planeeritud on. Et üldiselt peab meeles pidama siis seda, et alati selline füüsiline aktiivsus on parem kui mitte mingisugune aktiivsus ja teinekord isegi mõned kodutööd, näiteks kas riisumine, muru niitmine, tolmuimeja kasutamine võib füüsilisele koormusele
füüsilise koormusena nii-öelda abiks olla või kasutusele võtta ja, ja soovitatakse ka oma, nagu jälgida oma igapäevaseid tegevusi näiteks 1 nädala jooksul ja vaadata siis, et kuidas see füüsiline koormus teil konkreetselt on. Ja lõpetuseks viimaste aastate sellisteks teaduslikuks avastuseks on HIIT ehk siis kõrge intensiivsusega intervalltreening. Seda soovitataksegi teha nii-öelda 30 minuti jooksul ehk siis 5 minutit näiteks velotrenažööril kergelt jalgratast sõtkuda, siis hakata tegema 1 minuti kaupa intervalltreeningut, nõnda et 1 minut teed hästi intensiivset rattasõitu ja siis 1 minut nagu jällegi sellist rahulikumat sõitu, nõnda tehakse 10 minutit ühte, 10 minutit teist, ehk siis see moodustab juba 20 minutit, 25 minutit on juba läinud ja lõpetuseks siis tehakse selline 5-minutiline rahulik rattasõit. Nii et sellega mina lõpetan, soovin teile kõigile head liikumist ja loodan, et minu lühikene videoselgitus teid edaspidi aitab. Aitäh!